Tere ka minu poolt. Proovisime oma pika ametinimetuse sinna kirja panna, peaaegu ei ruumi puudu, aga ma proovin nüüd 25 minutiga siis põgusa pilgu heita sildadele kui mäletamist väärt objektidele. Natukene teise nurga alt selles mõttes, et mis meil täna olemas on, kuidas ma insenärina seda olukorda vaatan ja hindan ja mis on selle tulemus. Ehk siis eile õhtul tegin ühe väljavõtte ja riigiteedel oli eilse õhtu seisuga 1186 silda. Mingisugune osa nendest on ehitatud siis tüüpprojektide järgi, aga minu jaoks tegelikult iga sild on omaette meistriteos. Tal on pikkus on teistsugune, laius on teistsugune, kahte ühesugust silda tegelikult ei ole olemas. Et kas me kaitseme siis kõiki või mida me siis nendest kaitseme? Keskmine vanus nendel 1186 sillal on siis 45 aastat, keskmine seisund 86, ehk siis mitte midagi väga vana, aga samas ka mitte midagi väga uut. Selles mõttes, et kui siin vana autode puhul oli see, et keskmiselt 40 aastat vanad autod on need, millega tegeletakse, siis me tegeleme 40 aastat vanade sildadega ka. Me lihtsalt neid remondime, mõnda asendame, mõnda kõpitseme vastavalt sellele, kuidas see olukord on. Nüüd, kuidas ta kümnendite kaupa jaguneb, ehk siis väike tabel. Lihtsalt väga palju ei maksa tähelepanu pöörata sellistele üksikutele juhtumitele, vaid pööraks tähelepanu selline 1950 kuni 80, kus siis toimus suhteliselt intensiivne teede uuendamine, sildade ehitamine, siis mõneks ajaks vaibus jälle tegevus maha, eriti vaikne oli 1990 kuni 2000. Ja pärast seda oleks justkui nagu vesi paisu tagant valla pääsend ja see, kuhu kasvab see 2020-2030 ajastu number, tõenäoliselt ta jääb sinna 250 kanti, kui palju kuhu poole, eks see paistab. Nüüd, mis jääb sellest 1200 peaaegu väljapoole, siis seda tegelikult ma üritan alles kaardistada. Ja siia kaardi peale olen siin aastatega märkinud siis sillad, mis ei ole kohalikel teedel, mis ei ole riigiteedel, aga nad on teede kõrval. Ehk siis väike üleskutse ka teile, et kui te näete kuskil metsa vahel mingisugust silda, mis kunagi oli riigiteel, siis andke mulle märku, ma panen ta siia kaardile. Et aga hea, ma üritan meelde jätta. Aga neid on, nagu te näete, siis neid on tegelikult väga palju. Üldiselt satuvad nad sellistesse kohtadesse, kus tehakse õgvendused, tee kaevatakse sirgemaks ja vana sild jääb lihtsalt sinna vana tee peale siis oma aega ootama, mis tast saab, keegi ei tea. Mõned võetakse kaitse alla, muinsuskaitse alla lausa. Mõned lihtsalt lagunevad ära, mõne kohta lihtsalt ei teatagi mitte midagi. Mõned vanemad näited siis Kivivõlvid, Russalu sild aastast 1847, mitmeid kordi remonditud. Aga nüüd mul tuleb siin palju pilte, ma lähen üle nendest või nii-öelda sujuvalt üle ja räägin, et miks nad siis on oma ajastu puhul siis erilised. Siis Kivivõlv, tänasel päeval on ta eriline lihtsalt sellepärast, et ta on nii vana. Samamoodi kuulub sarnasesse kategooriasse Konuvere kivisild ja sinna juurde ka Sipasild, mis minu jaoks on kõik oma ajastu näited ja insenertehniliselt on nad kõik tegelikult üks ja seesama konstruktsioon. Ta on kivivõlv.
Miks me osasid nendest kivivõlvidest kaitseme, osasid mitte? See on nagu sihuke puhtalt valikute küsimus. Ja hunnik neid kivivõlve asub kuskil metsa sees. Valdavalt Põhja-Eestis, kus paekivi oli oma materjalina, ehitusmaterjalina väga hästi kasutuses. Aga tulen korraks tagasi Konuvere kivisilla juurde, siis me väärtustame seda ajalugu selle silla puhul ja üritame teda korda teha siis. Aga nii nagu siin autode puhul oli kirjeldus, et kui me teeme selle silla tänapäevaste materjalidega korda, kas ta siis on meil täna enam see vana sild või et mida me siis selle juures kaitseme? Või mida me siis loeme selleks vanaks sillaks või uueks sillaks? Eriti problemaatiline on selline looduskivist ja eelkõige paekivist ehitamine, sellepärast et mitte keegi täna ei ole valmis vanade meetoditega seda paekivi siis murrust välja võtma, ütleme siis niimoodi. Ja see, mis meetodiga tänane kivi kohale tuuakse, see kivi ei säili. See ei kesta ja tegelikult me võime selle välisilme taastada, aga ta laguneb kordades kiiremini kui see vana kivi, mis meil seal seinas varem oli. Nüüd lähme edasi 1940 betoonkaar. Siit ei ole väga hästi näha, aga Kolme kuninga, mis on siin samas Lõuna-Eestis kuskil, täpselt jään vastuse võlgu. Betoonkaar. Miks ma selle, siin vabandust, ta on natukene sassi läinud. Tulen selle betoonkaare juurde pärast tagasi, aga Kasari sild, kui ta valmis oma pikkuse poolest, oli ta Euroopa pikim. Kõik teavad, kus on Kasari sild. Täna on ta liiklusest kõrvale jäänud, mõned üksikud turistid jalutavad seal peal. Pealt on ilus, alt ma ei soovita minna vaatama, see võib halvasti lõppeda. Sealt võivad asjad lihtsalt pähe kukkuda, et tegelikult on ta suhteliselt kehvas seisus. Ja museaalina säilitada teda on paras väljakutse. Betoonkaared edasi minnes Sindi Lodja sild. Üks osa sellest sillast, mõtteline osa siis kaldasammaste juures on aastast 1932. Sõja ajal purustati enamik sildasid Eestis lihtsalt ära ja seda üritati taastada siis 1954. Nii hästi kui osati, aga mõned konstruktsioonid jäid vanad, materjalid ei ole kõige kvaliteetsemad. Nüüd üritame seda uuesti elule kutsuda, kui pikalt ta säilib. Insenärina ütlen, et tõenäoliselt 25 aastat suurusjärk. Kauem sellele asjale lihtsalt ei ole võimalik seda väärtust talle luua. Pärnu sild, vana sild, ilusad kaared, sõda jälle purust, 38 sai valmis, 44 purustati, siis taastati teda mingisugusel kujul. Ka jällegi väärtuslik objekt. Betoonvõlv, Rumba sild aastast 1938. Jällegi, kui minu jaoks on tegemist betoonvõlviga, betoonkaar, võlv, nad töötavad insenertehniliselt väga lähedaselt ja minu jaoks jällegi hästi sarnased konstruktsioonid. Võlvsildadest veel mõned näited, 1908 Võlvisild, kus võlv on moodustatud siis tellistest, punastest põletatud tellistest. Tartu külje all Lukel on samamoodi võlvsild. Telliskivi, suurem osa sellest võlvist moodustab telliskivi. Üks osa on betoonist juurde valatud, aga sellest sillast ei olnud kellelgi aimu väga pikka aega. Seda öeldi, et seal on truup,
Aga kui me siis sinna kohale sattusime, siis no ei olnud mitte truup. Et täiesti selline ajaloolise välimusega sild, aga Telliskivi võlvsildadest üks lähipiirkonnas üks ilusamaid on Kuldigas. Et kellel on võimalus sinna sattuda, siis seal näeb nagu ilusti säilinud võlvi. Samas on Ülenurmel ka kivi, kuidas ma siis ütlen, maakivi kaared, mis on ilusti kenasti tahutud sirgeks, ka ilusti säilivad. Aga nüüd läheks natukene teise laine peale, et mis siis on selline omanäoline mittetüüpne projekt, mis kinnitaks seda minu väidet, et iga sild on isesugune, siis näitena tooks välja selle Munasilla. Minu käest on mitu korda küsitud, et kas me ei võiks talle teist nime panna, mis teda paremini iseloomustaks. Ma ütlesin, et tegelikult ei või, et kui sa seda muna vaatad, siis ta on ju muna, et sellele sillale ei saa teist nime panna. Betoonkaartest väga hästi, kas just väga hästi säilinud, aga väga hästi toob esile betooni ja kaare Pärnus asuv Siimusild üle, mis jõgi sealt teiselt poolt tuleb? Sauga jõgi täpselt, mis siis on ka 37 esmajoones ehitatud, sõja ajal viga saanud või purustatud ja 58 taastatud. Samamoodi mitte just kõige parema betooni kvaliteediga ja sellega on häda. Järgmine talatüüp, mida väga palju kasutati, Kerberdala, luun ja sild üle Emajõe, väga hästi töötanud, teeninud ennast 70 aastat juba täiesti rahulikult, aga hakkab vaikselt vajadustele kitsaks jääma ja tuleb midagi uut välja mõelda. Väga hästi taastatud Kerberdala on siis Käreveres, kus siis vana sild taastati jalgtee liikluse vajadustele vastavaks ja näeb täitsa hea välja. Mis minu silmis vähe tähelepanu on saanud, on Omedusild, mis tegelikult on täpselt samasuguse konstruktsiooniga, aga ta on pildilt täiesti kadunud. Selles mõttes, et Kerberdala insenertehniliselt täpselt samamoodi nagu Luunja ja Kärevere, aga Luunja ja Kärevere ehituse ja remondi ümber käib palju suurem segadus kui Omedusilla puhul. Aga insenertehniliselt ajastu, kõik on täpselt sama. Kerberdala alla ma julgeksin liigitada ka Narva silla, lihtsalt temal ei ole seda keskmist osa ja tal on keskel lihtsalt lukuliigend ja täpselt samamoodi saab insenertehniliselt minu hinnangul liiga vähe tähelepanu, aga samas tal on natukene teistsugust tähelepanu, teistsugust rolli, mida ta siis kinni püüab. Kerberdalast edasi hakkasid arenema konsoolidega talasillad, neid on ka väga palju näiteid Eestis. Üheks näiteks Maetsmaa ja ma siia rohkem hetkel ei toodki. Teraskonstruktsioonid sealt edasi, Sindi sild 1948 aastast, vana raudteesild, kus siis üks tala oli pandud ühe rööpa alla, teine teise alla ja rongid sõitsid peal. Täna on ta autoliikluse kasutuses ja samamoodi hakkab ajale vaikselt jalgu jääma. Lükati sild 1961, samamoodi pärast sõda taastatud, esimesed kirjad selle silla avamise kohta olid 38, kus betoonkaar jällegi. Ehk siis konstruktsioonid, mida teatud situatsioonides kasutada, need võiks öelda ajas ei muutu.
Miks ma ütlen, et ajas ei muutu? Kohe jõuan järgmiste sildade juurde, siis ma ütlen selle uuesti üle. Teraskonstruktsioonidena näiten aastast 63 veel Kunda sild, mis on, võiks öelda, et ära vahetamisena sarnane Sindi sillaga. Isegi värv on sama ja konstruktsioon samamoodi. Siis 70-ndad, 80-ndad, siin ma väga palju näiteid välja ei tooks. Lihtsalt faktina, et väga paljud asjad lahendati tüüpprojektina ja väga palju sildasid sellest perioodist on üldsegi talasillad, mis kuskil tehases valmis tehti, toodi kohale, tõsteti paika. Lihtsalt küsimus oli selles, et kas tala oli 11, 12 või 13 meetrit pikk, et väga palju erisusi seal ei olnud ja kõik muud asjad siis ehitati sellele vastavaks. Aga on ka neid juhtumeid, kus ühte tala pole saadud, siis on võetud teine tala, sambad ümber ehitatud ja valesti kogu see sild kokku pandud, nii et sild on kiiremini ära lagunenud, kui ta tegelikult võiks. Kanamaa viadukt oma konstruktsioonilt 82 oli jällegi tolle ajastu meistriteos, 40 pluss meetrit ava kahe toe vahel, pluss siis tema saledus, mis oli väga, väga heas omavahelises suhtes. Aga see sai väga, väga kuulsusrikka lõpu. Kõik peaksid mäletama eelmisest sügisest, kuidas ta tähelepanu sai ja kes kõik sellest siis oma infot üritasid kätte saada. Vahepeal tulid jällegi need samad talad, valati kokku, aga samas 90-ndatel hakkasid tekkima ka juba sellised eriilmelised uuemad konstruktsioonid. Üks varasemaid, mis on Roosisaare sild Võrust, aastast 98 rippkonstruktsioon. Turusild samamoodi aastast 98 oma natukene teist tüüpi rippkonstruktsiooniga, aga ka omanäoline. 90-ndate lõpul paigaldati ka torusillad, mis ma ütleksin ka, et täna on juba 25 pluss aastat vanad. Ka omaette meistriteosed omal ajastul. Esimene autoliikluseks mõeldud rippsild Eestis aastast 2001 Kurgjalt. Smuuli viadukt 2007. aastast. Kaarsild samamoodi 2007. aastast Puurmanist. Sai ka betoonehitise aasta tiitli või aasta betoonehitise tiitli. Jalgteesillad puidust kaartega, mõned on paremini säilinud, mõned on ära lagunenud, uuesti ehitatud ebasoodsate tehniliste võtete tõttu lihtsalt lagunesid liiga kiiresti ära. Suured kaared veel metallist, aastast 2009 Rannu Jõesuu sild. Vabaduse sild Tartus samamoodi aastast 2009. Siis läheb ajas edasi Tallinnas Paepargis jalakäijate sild. Oma arhitektuuriliselt väga, väga huvitava konstruktsiooniga, aga insenertehniliselt jällegi rippkonstruktsioonid, vantsild. Lihtsalt natukene arhitektuurilist väärtust andes. Alarõuge 2013. Kindlasti paljud üle sõitnud, vähesed teavad, et kogu seda betoonkremplit hoiavad üleval puittalad. Jällegi omaette meistriteos. Järuska sild puitsillana aastast 2013. Eestis ainukene katusega sild, julgen väita, kus siis puitkonstruktsiooni sõrestik kannab kogu sõiduautode raskust. Seal on küll massipiirang kohaliku tee tõttu, aga väga ilus jällegi. Laagri viadukt aastast 2014. Miks ma selle siia välja tõin,
oli see, et laagriviadukt oli ainukene, või esimene, kus sild ehitati kõrval valmis ja liigutati paika. Sellele järgnes kohe aastal 2015 Tõrvandis, kus sild 300 tonni kaaluv sild tõsteti paika. Betoonkaared pärast seda on ka veel tulnud 2015. Omailmeline on siis Ihaste sild aastast 2015 samamoodi, kus ehitati sõna otseses mõttes õhku jupi kaupa. Värska sild oma kaarkonstruktsioonidega eriilmeline seetõttu, et need kaared tõsteti elementidest sinna paika. Põõbu ökodukt aastast 2021 selliselt, et keskmine kaar, kus siis 2+2 maantee läbi läheb, on õhukene betoonkoorik. Teist sellist Eestis ei ole praegu veel. Jänese sild Eesti Raudtee pealt siis erinevate aastaarvudega 1876 sillast on ainult märgid jõe põhjas, 59 sild on alles, 2021 sild selle kõrval. Väga hästi ilmestatud. Sindlinahk aastast 2020 siis jällegi eriilmelisena tehnoloogia poole pealt, kus siis see tunnel lükati läbi muldkeha sõna otseses mõttes selleks, et raudteel vähem katkestusi oleks. Avatavatest sildadest Eestist Admiraliteedi sild ja viimasena tooks välja võib-olla Pärnu uus sild selle aasta avamistaatumiga, kus siis ka see sild sõidutati kohale, parvetati üle jõe ja asetati oma kohale. Et tegelikult perspektiivist veel Lodja sild, kuidas see lõppkokkuvõttes valmis ehitatakse, päris täpselt ei tea, aga see on ka omaette väljakutse ja sellega ajarännak selle koha pealt lõpeb. Ja kokkuvõtteks ütleks nii palju, et kogu Eesti sillaehituse maastik on väga mitmekülgne. Betoonkaared või siis erinevad tehnoloogiad ajas hakkavad korduma ja võib-olla ütleksin niimoodi, et võib-olla me ei peaks kinni hoidma 10 küünega väga vanadest konstruktsioonidest, vaid laseme inseneridel pakkuda midagi uut ja ilusat, mis meid rõõmustaks selle koha peal järgmise sajandi. Aitäh! Küsimusi? Taga ma annan külalisele enne me siis anname töötajale ka. Aitäh! Tundub, et mälestissildadega on Eestis päris hästi, et on restaureeritud neid, kui on uus sild kõrvale ehitatud, vanu on kõrval taastatud Emajõe peal või Võrtsjärve suudmes ja mujal veel. Ja mõned ka, mis on kasutuses, näiteks Rumbasild on selline ja tahvlid juurde pandud aga et sildade kõrval, et kas Transpordiametis võib-olla tegeletakse ka maanteede pärandiga, et ma tean, et Kaugatamaa on vist Saaremaal selline pärandtee, mis on tehtud. Aga et kas kusagil mujal Eestis ka selliseid vanu maanteelõike, et tundub, et need ei kuulu ei ehitiste alla, ei ole sildade all, ei ole kultuuripärand, ei ole tehnikapärand. Et teed ise, ajaloolised teed. Hetkel ma ei tea, et selliseid lõike oleks, aga seal ongi see, et sellisel juhul jääkski ta ainult pärandina, sellepärast, et meie kui kasutaja ootused täna teele on hoopis teistsugused kui need, mis olid tolle ajal. Ehk siis ühtepidi täiesti nõus, et seda peaks säilitama, seda teadmist, aga teistpidi on jällegi see, et kui me teda säilitame kuskil, kus keegi seda vaatamas ei käi,
kas ta siis lõppkokkuvõttes säilib selle koha peal. Palun, kus see Lodja sild on ette nähtud? Lodja sild on Paikuse külje all, kus täna on seesama kaar, mis siin ka korraks oli. Siit on juba nad eest ära läinud. Ühesõnaga see Sindi Lodja sild uue nimega on Lodja sild. See Sindi kadus sealt eest ära, aga ta on siis, kuidas ma ütlen, Pärnust, kui hakata Paikuse poole sõitma, siis üle Lodja jõe. Ma lootsin väga, et Lodi on seotud Tartuga. Seekord kahjuks mitte. Aga Kvistendali silla kohta on mingit projekt olemas või ei ole? Mida sa mõtled Kvistendali? Seda, mis Tallinna poole läheks põhjapoolne ümbersõit. Põhjapoolne ümbersõit on täna minu teadmiste kohaselt paberi peal, millal ta realiseerub, seda peab Toompealt küsima, millal raha antakse. Minu teada on paberi peal, jah. Nii, aga aitäh Olari Valteril, teeme ühe aplausi ka, kingitus ka.